Minu meelest kõige olulisem mõte meie kampaania puhul on see, et naised õpiksid ennast hindama. Tegelikult meile päris mitmed inimesed ka vihjasid, et nad väga ootaksid just keha teemal seda kampaaniat. Ja ma arvan, et täna on see väga aktuaalne just seetõttu, et iluideaalid muutuvad aina elukaugemaks. Ja tänapäeval on ju ka äärmiselt suured võimalused nende iluideaalide suunas pürgida. Ja ilmselgelt sellega seoses ka võimalus liialdada ilulõikustega, liialdada dieetidega ja enda tervist rikkuda. Kehadega on seotud hästi palju tabusid ja vahest kõige häirivam nendest on see, et tabuks on saamas päris inimeste kehad. Anne Stiili aprillinumber toob võimalikult palju neid toredaid päris naiste kehasid teile näha. Ma tegelikult pildistan päris palju sellised fotosessiooni, aga enamus need jäävad eraarhiivides. Otsus poseerida kaanel ei tulnud mulle kergelt. Sellega oli seotud palju dilemmasid ja see võttis aega umbes paar kuud. Aga mulle väga meeldis see, et ma saaksin selle avantüüriga tõesti laia pintsliga edastada olulisi sõnumeid, milleks on siis see, et erinevad kehad on ilusad ja et iga naine võiks osata end oma nahas hästi tunda. Kui ma näitan valmis pilt, siis inimene ütleb, vau, ma ikka olen ilus. Ja ilmselt tähendab see, et tavaelus ta ei tea sellest või märga või unustab või lihtsalt see ei ole nii oluline. Eesti naised peaksid hindama oma isikupära ja Anne Stiili õnneliku keha kampaania ju sellele keskendubki, et kui sa tunned ennast oma kehaga enesekindlalt, siis sul on võimalus oma karakterit väljendada mis iganes rõivaste, meigi, kõige muuga. Kõik algab ikkagi kehast ja sellest, kui hästi sa ennast tunned oma nahas. Selles kampaanias on minu jaoks kõige olulisem mõte see, et me elame siiski ükskord ja meil on kasutada üks imeline keha. Et me võiksime õnnelikud olla. Perfection.